käib. Ma olen elus ja minuga on kõik korras. Ma olen oma maja ukse ees ja mul enam ei ole seda. Mul ei ole midagi teha targemat kui YouTube'i videot. Nii et ma tahan lihtsalt teile näidata, mida mu kaamera siin vahepeal näinud on, sest ma olen tööd teinud. Ma olen käinud pildistamas, ma olen pildistanud sünnipäevasid, mingeid muid üritusi. Kui te tahate, et ma olen pildistama, siis soovitage mind oma sõbrad. Aga ma näitan teile, ma olen filmimas käinud ja ma olen täis huvitavaid asju, äkki ma panen midagi kokku. Ja ma olen panen midagi kokku ja siis kohe tuleb nüüd 3, 2, 1. Toime eelnõu. Midagi läheb. Nii, tere! Olen tagasi YouTube'is. Ma filmin seda klippi praegu 30 shutter speediga, sellepärast et muidu kui ma oleks 50 pandud, nagu peaks olema, 2 korda rohkem kui frame rate on, aga need tulukesed hakkasid vilkuma. Ehk siis ma loodan, et see ei mõjuta seda kvaliteeti, mis siin võib-olla siis mõjutab, kui niimoodi teen kätega. Aga ma olen okei, ma istun siin rahulikult. Ma isegi kirjutasin üles endale, mis ma räägin. Miks ma üldse siin räägin? Sellepärast, et tegelikult ma tahaks teha YouTube videos, nagu aga räägin, ma tahaks, aga mul on teised prioriteedid olnud. Ma olen esimene prioriteet muidugi on kõikidel teenida cash money, mille pärast osaliselt ma olen olnud eemal veits üle 6 aja juba vist. Teine asi on see, et ma olen pelanud normaalselt nagu õhtuti mingi 3 tundi vähemalt nagu, aga
nüüd ma elimineerisin selle, ütleme siis, probleemi enda elust, kuna ma võiks selle 3 tunni asemel teha midagi, mis mind edasi viib. Teate ikka ju. Eile meil oli pildistamine. Mul on päris palju pildistamisi nüüd suveperioodil, sest suvi on ja ilus on õues. Läks hästi lõppkokkuvõttes, aga päike oleks võinud tegelikult veel veits madalamal olla, et ta oli ikkagi, kell oli 7:30 alustasime, aga oleks võinud alustada tegelikult mingi 8:30 niimoodi. Siis oleks olnud nagu siuke ilusad värvid, Golden Hour, saate aru. Anyways. Ma ei ole ainult halbu asju teinud elus. Ma ei ole ainult niisama oma aega raisin, ma olen mänginud discgolfi. Osad ei tea võib-olla, et ma mängin, aga ma vahest käin mängimas. Nüüd ma olen käinud vist 3 päeva järjest juba. Ostsin isegi 2 uut ketast endale. Claymore ja Diamond. Diamondist ma veel väga aru ei saa. Ma saan aru, mis ta teeb, aga Claymore'iga ma sain täna ühe birdie. Mis tähendab siis, et sa pead korvini viskama nagu parriga. Parr on tavaliselt 3, pikemate radade puhul 4, aga kui sa viskad esimese viskega lähedale korvile, siis teiseks paned sisse ja saad -1 lõppkokkuvõttes. Mida vähem sul punkte, mida väiksem number sul on, siis seda parem. Ma väga hästi mängida ei oska, aga ma suudan hoida seda levelit juba, et ma ei pane nagu liiga räigelt plussi ennast, et anyways, see on discgolfi jutt, aga jah, tööd on tihedamalt, aga sellegipoolest ma tahaks rohkem teha YouTube'i videosid ja näidata teile, mis ma teen enda asju ja proovin tihedamalt teha, sest ma tean, et paljud teist ootavad seda. Kui te tahate näha neid originaalvideosid, mis ma teinud olen, siis need on minu kodulehel oskarkivilaan.ee, kus on nagu need videod, mis siis läksid klientidele välja. Nad ei ole nii hea kvaliteediga, kuna 4K võtab palju ruumi ja puhverdab kaua, siis aga need on fun vaadata, ma arvan. Nii et keda huvitab, minge vaadake. Ja kui keegi küsib, siis Oskar Kivilaan tuleb ja teeb ära. Skoorisin ka oma esimese pulma lõpuks. Selles mõttes, et ta ei olnud keegi tuttav, vaid ta lihtsalt võttis minuga ühendust ja me jõudsime kokkuleppele, nii et nüüd mul on esimene pulma video ka tulemus. Mille üle ma olen excited, see on nädala pärast umbes 13 on täna. Jah, nii et tuleb lisa oskarkivilaan.ee lehe peale, saate vaadata ja toetada mind sellega, et ütlete oma sõbrale, kes abiellub, et Oskar Kivilaan tuleb teeb. Õnneks Jaana on mind aidanud, ta on filminud mind kõrvalt, kui ma mingeid asju teen. Seega mul on mingisuguseid klippe. Näiteks kui ma mais ujumas käisin, siis oli väga külm, aga ma käisin, tegin selle ära ja ma jäin rahule. Ja pärast oli tõesti väga hea olla. Energiline, dopamiini levelid olid to the max ja ma soovitan, kuigi nüüd ma ei ole käinud jälle pikka aega. Igatahes, ma tõmban kokku. Tänks, et vaatasite selle väikse video. Näeme teid nii pea kui võimalik. Ma midagi ei luba, aga ma tulen tagasi. Ma ei kao mitte kuhugi. Selles suhtes. Tegelikult, vaadake seda, ma tahtsin tegelikult need ka käima panna. Tahtsin backlighti panna endale, mõtlesin, et teen nagu äged asja, siis ma tahtsin, see on üks veinipudel. Tahtsin siia panna backlighti. Nagu siis see veinipudel läheb nagu tausta peal nagu punaseks. Ja siis kui ma siin istun, siis olen nagu, siis ma olen nagu YouTuber, sest kõikidel, igal YouTuberil peab olema see mingi asi vaata seila taga, mis on teise valgusega või backlight on see, et see teeb lihtsalt sinu video meeldivamaks vaadata. Kui võib öelda, kinolisemaks. Anyways. Peace out.